Kas olete kunagi tundnud, et mõtlete teistmoodi, tajute maailma teistest erinevalt ja vahel jääb tunne, et teid üldse ei mõisteta? Me räägime täna neuroerinevustest ja sellest, kuidas neuroerinevust enda kasuks pöörata. Stuudios on psühhiaatria kliiniku juht, doktor Merit Martens ja Kadri Kaska, kes paar aastat tagasi koges ränka autistlikku läbipõlemist. Tere, head saatekülalised! Alustuseks ma, Merit, küsikski sinu käest, et mis see neuroerinevus üldse on? Neuroerinevus on tegelikult selline mõiste, mis käsitlebki erinevusi ajutalitluses ja käitumises kui inimkonna normaalse mitmekesisuse osa. Et see neuroerinevus on tulnud selline uudne mõiste ja tuleb juba sellisest üldpopulatsioonist lähtuvast vaatevinklist ja rohkem, mitte nii väga sellisest psühhiaatrilisest patoloogiale keskendunud vaatevinklist. Mina isiklikult näen seda mõistet pigem sellisena, mis ütleb, et me kõik oleme heterogeensed, meil kõigil on erinevusi. Iseasi, missugusel määral, kui palju need meie elu segavad, kui neid on piisavalt palju mitmes eri valdkonnas, jah, siis me diagnoosime neuroarengulist häiret, mis on midagi muud, eks ju, mis on erinevad diagnoosid, aga väga palju me tegelikult ju märkame ja näeme seda ka, et meil on mingisuguseid jooni ühtemoodi, teistmoodi, kõigil meil erinevalt ja ma näen seda neurodivergentsuse teema tõusu ka sellisena, et kuhu me saame nagu fokusseerida, et mis on meie tugevused, et mida me peaksime veel arendama, et kui ma näiteks, ma toon nüüd nagu täiesti teisest, et kui ma tegelikult ikka üldse joonistada ei oska, ma võin joonistuskursustel ju käia, eks, aga ilmselgelt sellisele tüübile, kellel kuskilt kõrgemalt poolt on niimoodi antud, et sulg õigel viisil täpselt läheb, et siis ma pean nii palju rohkem pingutama, et kuidagi vähegi ligi lähedalegi saada. Et mõistlik siis minu puhul, kui ma näiteks hoopis jooksen kiiremini, arendada oma jooksuoskusi ja olla siis nagu just selles kõige parem. Väga tabav näide, mäletan enda kooliajast esimestes klassides, kus ma üldse joonistada ei osanud ja kuidas õpetaja sundis ja pani mulle kolmesid ja tegelikult see oli päris traumeeriv. Kadri, sina oled siin mõned aastad tagasi kogenud just sellist läbipõlemist, et me õppisime mõlemad, alustasime just käitumisteaduse õpinguid ja sa olid väga tark, tragi, toimetasid, tegutsesid, õppisid ja mina küll ei osanud arvata, et seal taga on veel midagi. Räägi natukene sellest, mis siis toimus sinuga? No tegelikult eks see juur sai suuresti COVID ajal pandud, kui ma vaatasin, et mu senised toimetulekumehhanismid hakkavad õhukeseks jääma, kogu see kaos, mis kaasnes, on ju elu ümberkorraldamisega. Lapsed, kes jäid koduõppele, igaüks natuke pussisid eri moel. Mu noorim oli esimeses klassis just parasjagu. Ma ise olin värskelt võtnud juhtimisrolli üle. Samal ajal matsin oma vanavanemaid ja ma kõige selle keskel, nii nagu ma alati olin teinud, kasvades üles teadmisega või kinnitusega igalt poolt, et ma olen andekas, aga laisk. Ehk siis ma olin ära õppinud selle, et suurema pingutusega saavad asjad tavaliselt tehtud. Nii et ma siis pingutasin, et kogu seda maja vee peal hoida. Ja mõnes mõttes see käitumisteaduse õppima tulek oli minu jaoks nagu selle koha peal sõõm värsket õhku, et see oli ometi üks kontekst, kus ma tegin asju iseenda pärast, sellepärast, et mulle meeldis ja mul oli huvitav. Aga samal ajal toimus kogu see muu elu. Ja siis ma tundsin, et ma pean proovima oma nagu natukene elu ümber orienteerida, vahetasin töökohta ja õnnetuseks sattusin sellisesse rolli, mis mul ühest küljest väga sobis ja teisest küljest absoluutselt ei sobinud. Ehk siis mu analüütiku ja teaduri oskused kulusid seal väga ära, paraku tulid need selle hinnaga, et kogu selle administratiivse ja protsessi ja projekti juhtimise koormusega tükkis. Ja see oli see koht, kus ma ei saanud aru, mis toimub, sest et kogu aeg oli lisapingutus aidanud ja nüüd järsku enam ei aidanud. Mis siis edasi sai? Siis esiteks oli see, et mingis selles vahemikus sai mu tütar ATH diagnoosi ja selle mõttega, et kuidas ma teda saan toetada, hakkasin ennast kurssi lugema ja avastasin, et ma tunnen kohutavalt palju ära, mitte ainult iseennast, vaid ka oma ema selles mustris. Ja läksingi psühhiaatri juurde küsimusega, et mul on hüpotees, mida ma tahaksin kontrollida. Ja mõned vast paar kuud hiljem väljusin siis sealt ATH diagnoosiga
osalt oli see ka kogu see nagu identiteedi ümbermõtestamise kategooria, et kas see, et ma olen tegelikult kogu aeg pingutanud, püüdnud ja tundnud, et ma mingites asjades kogu aeg natukene nagu midagi jääb kogu aeg puudu või ma teen asju kuidagi nii, et teiste jaoks tekitab see küsimusi, et kas see tegelikult ei ole olnud see, et ma olen olnud laisk ja lohakas ja ei ole piisavalt pingutanud või vaid on asi olnud selles, et ma toimingi teistmoodi ja see, mis on minu jaoks enesestmõistetav, ei ole teiste jaoks ja vastupidi. Kui sa said diagnoosi, kas see oli siis pigem kergendus? Sellega kaasnes üksjagu leina alguses, ma ei saa üldse salata ja päris palju identiteedisegadust ka, just see, et aga mis siis on mina ja mis on sümptom. Ja selle lahti harutamine ikkagi võttis tükk aega tööd. Ja noh, kogu selle, kuna stimulandravist oli pisut tolku, vähemalt selle, et see mõtete kaos andis üsna nagu ära talitseda sellega. Siis samal ajal hakkasid selle tagant välja ilmuma need asjad, mida ma nägin, et stimulantraviga mitte kuidagi ei aita, ehk siis see sihukene väga monotroopne tähelepanu, et ma kaon mingi asja sisse ära ja mingi nipiga mul ei õnnestu ennast sealt kätte saada. Ja et see, kui nagu iseendalegi frustreerivalt nüansi rohkelt ma kogu aeg pean mõtlema, sest mul ei ole seda nagu mitte süvatöötluse režiimi olemas. Ma ei saa teha asju pinnapealselt kuidagi. Isegi kui ma tahan hirmsasti ja isegi kui see oleks nagu efektiivne ja mõistlik. Nii et ja noh, sealt natukene edasi kerides oligi see, et siis kui ma hakkasingi otsima selgitust sellele, et mul on ju tegelikult ATH diagnoos on nüüd olemas, ravimid on olemas, pingutada ma oskan. Et mis toimub, et ma tunnen, et ma ikkagi upun ja upun rohkem veel. Ja ma tegin ise ka neid läbipõlemise teste ja vaatasin, et nagu osaliselt nagu tuleb kokku, aga ma ei muutunud küüniliseks. Ja teistpidi ma tegin neid depressiooni ja neid emotsionaalse enesetunde küsimustega samamoodi ja vaatasin, et aga ma ei ole kurvameelne, ma olen ikka lootusrikas. Ma lihtsalt ei jaksa enam mitte midagi. Tohutu väsimus. Jah, kuni selle hetki, kuni see jõudis sinna välja, kus ma olin Brüsselis lähetuses, istusin hotellitoas ja sain aru, et ma olin 4 tundi istunud ühes ja samas toolis, nii et ma ei suutnud ei liikuda ega rääkida. Ja siis ma sain aru, et see võib olla, et see, et ma veel siia pingutus sisse panen, ikkagi ei ole see nipp, mis selle asja ära lahendab. Ja siis sealt läks natuke aega edasi ka mitu raksu põrgatamist oma psühhiaatriga. Ja tegelikult ka see, et ma oma endal kogemust lahti mõtestasin. Et lahti harutada seda, et okei, et üks asi on see käitumine, on ju, et kas mul need käitumuslikud jooned just kui tulevad RHK või selle rahvusvaheliste haiguste klassifikatsiooni järgi kokku. Ja teine asi on see, missugune on mu enda sisemine kogemus, mida ma olin kogu aeg enda jaoks salanud, kui et see on veidike ebamoraalne, et kohusetundlik inimene või professionaalne inimene ei väsi ära kolleegidega networkides näiteks üritustel. Või õigupoolest ignoreerib oma väsimust, sest see on lihtsalt laiskus, on ju. Et paras pikk vastus lühikesele küsimusele, aga need tükid olid, kuni ma sellel hetkel, kui ma seal hotellitoas istusin ja mõtlesin, ma pean midagi ette võtma, sest et see, mis mind tõi siia siit selgelt edasi ei vii. See oli murranguline hetk. Jah. Peatselt jätkame sinu isikliku kogemusega, aga ma küsin siia vahele Meritilt, et millal siis peaks olema see õige aeg pöörduda spetsialisti poole, et sageli ju ütlevad inimesed kõrvale, et tee nüüd edasi, maga välja, mis mõttes sa oled kõik aastad ju pingutada suutnud, et millal see inimene peaks tajuma, et nüüd on tõesti midagi viltu ja tuleks pöörduda ja kuhu pöörduda? Selles loos ma tegelikult psühhiaatrina tundsin ära palju erinevaid aspekte ja asju, mis ei ole kõik seletatav ei neuroarengulise häirega. Et kui me mõtleme seda, et meil kõigil on siis võimekus tulla stressiga, räägime eustressist, distressist. Väikene stress on see, mis meid mobiliseerib, eks ju, et ja võimestab tihti, väikese stressiga tekib adrenaliini, tekib tunne, et ma suudan, ma võidan, olen kiirem, olen osavam. Ja mõnes mõttes see ongi see, mis inimestele meeldib, miks nad vahest ka võtavad nagu mõnes mõttes ennast ületavaid ülesandeid, sellepärast, et sellest tuleb ka selline dopamineergiline nauding, eks ju. Aga tihti inimesed ei taju ära võib-olla seda perioodi, millal siis see nii-öelda eustress muutub distressiks, ehk siis ta kestab liiga pikka aega ja kogu aeg tekib uus ja veel raskem ülesanne. Mingil hetkel nii-öelda siis sükene, nagu me ütleme, et siis
stressitase, kortisoolitase, HPA-telje aktivatsioon on selline, et me hakkame ka kehas hakkavad toimuma muutused, mille tõttu ei tule inimesed toime, et aga kui me läheme nüüd nagu selle neuroarengulise häire diagnoosimise juurde nagu täiskasvanu eas, et tihti see tulebki välja just sellises kontekstis, et kui me hästi oluline on öelda, et neuroarenguline häire algab on lapse east pärit. See ei teki järsku täiskasvanu eas. Et need sümptomid algavad enne 12. eluaastat, tegelikult on need läbi elu tulnud. Tavaliselt inimene, olenevalt sellest, kui palju siis neid sümptomeid on, missugusel viisil need mõjutavad, väga tihti me ka õpime toime tulema, et valimegi juba elukutse sellise, kus me saamegi natukene võib-olla näiteks ATH näitel siis olla püsimatumad, aktiivsemad, impulsiivsemad, kriisiolukordades paremini toimetavamad, ei pea istuma kontoris ühe koha peal, tegema raamatupidamist, vaatama Excelit näiteks, aga mõnikord teeme ka valikud sellised, kus me just vastupidi neid oma tugevusi ei hoia ja surume ennast siis nagu sinna Excelisse, kuigi tegelikult jalg muudkui väristab, eks ju. Ja mis siis juhtub nende inimestega, et nad õpivad mingisugused mustrid selgeks, et kuidas toime tulla ja siis tuleb elu, eks ju, et needsamad siis toimetuleku viisid, mis toimisid kuhugi mingi ajani, aga siis tuleb mõne lähedase surm, lahkuminekud, lapse sünd, erinevad raskuspunktid elus juurde, kus nendest toimetuleku viisidest järsku enam ei piisa. Täpselt Kadri näide. Ei tule nagu toime sellepärast, et ei ole mitte ainult nagu seesama patoloogia, millega siis öeldi, vaid on kõik võimalikud muud stressikohad juures. Ja lihtsalt need oskused, mis alati aitasid siiamaani, nüüd praegu enam nagu seda ära ei tee. Ehk siis see on tavaliselt see hetk, kus nüüd täiskasvanu inimene jõuab siis kuidagi nagu psühhiaatri juurde. Väga tihti lähebki see juba nii, et kujuneb mõni kaasupsüühikaäre, depressioon, ärevus, mis viib üldse tegelikult psühhiaatrini ja tuleb välja, et tegelikult on lapse east neuroarenguline häire olemas. Samas jälle on kindlasti ka neid juhtumeid, et kui me mõtleme nende neuroarenguliste häirete sümptomite peale, nagu sa hästi välja tõid, et võtame siuksel keskendumise raskused, tähelepanu hajumine, et neid võib esineda väga paljude teiste psüühikahäirete puhul täpselt samamoodi ja seetõttu võib see ise nende checklisti tegemine ja diagnoosi paremini vahel ebaõnnestuda. Et siis ongi selline tunne, et nagu ainult selles peituks see lahendus, aga tegelikult on hoopis muud psüühikahäired, mida tegelikult esimeses vahes siis ravima peaks. Või teine asi, mõnes mõttes need sündmused elus, kui tõesti lähedastega juhtub ja igasuguseid asju juhtub ja töökoha kaotus ja tähenduslikud suhted ja sellega seotud, see ongi väga suur stress ja see viibki meid selleni, et ei jõua töö juures enam nagu panustada. Et kui teadvast mina näen seda, et kui kodus ei ole hästi, siis ei saa töö juures ka nagu hästi olla, eks. Ehk siis, ma ei tea, kas see vastas su küsimusele? No ma peegeldan korra tagasi, et see siis tähendab seda, et tegelikult ise endal ei ole mõtet panna diagnoosi. Et ma olen sageli kuulnud ka oma tutvusringkonnas, et ilmselt ma olen ATH, ma olengi ATH, et võib-olla ikkagi tasukski nii, nagu Kadri lõpuks jõudis psühhiaatrini, et kes teeb vastavad testid ja jõuabki selle tulemuseni, et see on see õige suund. Et kas ma saan õigesti aru, et ikkagi tasub alati otsida abi? Igal juhul, sellepärast, et muidu ju edasi kuidagi ei saa, aga lihtsalt, et see abi võib vahel olla mitmetasemeline, et kui me räägime Eesti siis psühhiaatria ja tervishoiumaastikust üldiselt, et abi on astmeline, ehk siis, et võib-olla igal ühel tegelikult ei olegi kõiki neid kaasuvaid, kas siis haigusi või diagnoose ja võib-olla lõpuks ei olegi see teekond psühhiaatri juurde minek, aga võib-olla selleks, et saada sellest situatsioonist või august välja, esimene siis kõik esmatasandi, eneseabi temaatikat, perearstiga arutada, psühholoog täpselt kellega ja alles siis tuleb see, et tõepoolest võib-olla seal on eriarsti vaja. Aga mitte kindlasti kõigile, et kindlasti on ka neid, kes ei vaja seda. Eelmisel aastal oli meil regionaalhaiglas suur konverents ja sina esinesid seal ja väga-väga täis saalile inimesed seisid püsti ja kõiki väga see teema huvitas ja teemaks oli siis neurodivergents kui eelis muutuvas ühiskonnas. Ja seal sa tõid välja päris huvitavaid mudeleid ja põhimõtteliselt rääkisid sellest, kuidas seda enda kasuks pöörata. Kas sa tooksid siin mõned näpunäited meie saate jälgijatele ka,
kuidas siis seda enda eeliseks pöörata? No selles loengus ma rääkisin tegelikult tugevuste põhisest mudelist, aga minu isiklik arvamus on see, et igaühe puhul võiksime rakendada tugevuse põhist mudelit, ehk siis sina, mina istume siin, mis on minu tugevused ja mis on minu nõrkused, et alati keskendudes nii-öelda tugevustele on meil igal juhul võimalik paremini toime tulla, nagu see näide sellest kiirest jooksmisest või hästi joonistamisest. Ehk siis neid mudeleid on mitmeid, positiivse psühholoogia, positiivse psühhiaatria ja igasugused arenguvektorid, erinevaid selliseid asju, mida tegelikult kirjanduses leidub. Aga ma ei arva, et see peaks olema väga spetsiifiliselt nüüd kirjandusest välja otsitud selline punkti skooring, nii-öelda, mida inimene võiks vajada. Et ma pigem arvan seda, et kui iga lapse täiskasvanu puhul on võimalik kirja panna, mis on milles ta on tugev, milles ta on hea ja siis vaadata, millised on need nõrkused. Et võib-olla siis näiteks, et kui vahel on niimoodi, et inimesel on nii autismispektri häire kui ka ATH, siis tal on hoopis teistsugune võib-olla siis see tugevuste ja nõrkuste mudel, kui tal on näiteks ainult aktiivsustähelepanu häire või ainult tähelepanu häire ilma aktiivsushäireta. Ehk siis nagu need on hästi individuaalsed lahendused ja tihti see ongi nagu siis nagu kostüümi tegemine, siis mõõtma siit ja sealt ja vaatama, et mis on selle inimese ja need tugevused. Ma ise mõtlen seda, et kui tahaks noortele inimestele nõu anda, et selline mõtteviis võiks ju kõikide noorte puhul välja käia, kui nad hakkavad edasi õppima või ülikooli lähevad nii edasi. Milles ma olen ja mida mulle meeldib teha, milles tundub, et see tuleb mul lihtsamini nagu, mis on need asjad, mida ma saaksin edasi arendada. Erinevalt siis sellest, mida kohe nagu üldse kuidagi ei tule, et aga võib-olla keegi mu lähedane tahab või surub, et ma peaksin seda õppima ja tahab hirmsasti, et must saaks tantsija nagu üldse rütmis, need jalad ei liigu, eks ju. Et mõnes mõttes on see mudel selle sarnane, kui ma võtan siit nii-öelda muu kõrvale, et ma arvan, meil kõigil tasuks selle koha pealt võib otsa vaadata, et teha ikkagi seda, mis läheb natukene ladusamalt ja siis seda veel juurde õppida nagu. Kadri, mis seisus sa praegu ise oled? Kuidas sa tunned ennast? No ütleme, eks ma olen paranenud, eks ma olen taastunud, lõppu veel ei paista. Mul tegelikult on olnud väga hea tugi, väga hea professionaalne tugi, ei saa salata, et ma olen sellega suuresti ise kokku otsinud, aga selles mõttes ma absoluutselt nõustun sellega, et selliste asjade lahendamine on meeskonnatöö ja tegelikult ka selle koha peal patsiendina sa oled ikkagi väga suurel määral ongi hea olla selle meeskonna aktiivne liige ja mõnes mõttes ka see nagu probleemi püstitaja, kes ütleb, et aga siin ikkagi veel midagi ei toimi, mis me sellega teeme. Kogu see üks nendest sümptomitest, mis mul selle läbipõlemise juures või tegelikult enne juba koju jäämist tekkis, oli see, et ma muutusin igasugustele sensoorsetele stiimulitele meeletult tundlikuks. Nii et sealt saati tekkis mul harjumus käia nii, et mul on kõrvaklapid igaks juhuks kaasas, sest et kui kusagil on mürarohke keskkond, siis mul on parem neid kasutada. Ma alguses ei suutnud mitu kuud tegelikult helisid eristada, nii et kui keegi kusagil rääkis ja raadio taustal mängis, siis see oli üks ainus mürasegu ja ma ei saanud sellest mitte midagi aru. Ja valgustundlikkused ja muud sellised asjad. Et selle koha pealt on näiteks tegevusterapeudist on olnud hästi palju abi, et üle pea aru saada, mis mu sensoorse tundlikkuse skaala on ja kus kohas on need nõrgad kohad või õhemad kohad, mida natuke toetada ja mida puhverdada ja kus on tegelikult need, mis mind aitab tasakaalustada, on ju. Psühholoogiga me kohtume endiselt umbes 3 nädala tagant ja see on olnud kuidagi siin ma olen aru saanud, et kuidas ükskõik mis meetodid sa kasutad, et see ei ole väga see trikk ei ole see, vaid see terapeutiline suhe iseenesest on olnud väga-väga tervendav. Ja muidugi, eks ma olen õppinud ka iseennast ja oma toimimist tundma kogu selle taastumisprotsessi vältel. Aga mu energiamarginaal on hästi õhuke endiselt. Ma tean ka, et pärast seda jutuajamist siin, et ma suudan ennast on ju sellises kontekstis väga hästi kokku võtta, et ma lähen koju ja siis ma veedan paar tundi voodis. Ja pärast lõuna tõenäoliselt nagu võtan üsna rahulikult. Et tegevused, mis varem olid kättesaadavad, tegelikult nüüd enam ei ole sellisel kujul. Ja ma pean enda ümber ikkagi üsna hoolikalt planeerima. Valikuid tegema, jah. Ja selles mõttes ka puhverdama, puhkama nii enne kui puhkama pärast. Ja mõnes mõttes jah ka see, et ka
tunduvalt sagedamini lihtsalt istuma oma intensiivsete emotsioonidega ja lasta neil lihtsalt olla. Sest et see kuidagi, ka see, et ma olen õppinud ka mitte enam oma emotsioone alla suruma, et nii palju ei saa tunda või see on liiga intensiivne, ära nüüd dramaatiline ole. Et see on tegelikult tähendanud ka seda, et emotsioonide reguleerimise oskusest on väga palju kasu. Ehk siis heatahtlikkus ja aktsepteerimine endast. Ja, just. See kaastundlikkus, et istudki ise endaga, ütled, et ma olen seda öelnud endale tegelikult niimoodi, et sa võid selle rahulikult kõik ära tunda, ma ei lähe sinu juurest mitte kuhugi. Ja noh, see on olnud oskus, mida harjutada ja treenida, aga tegelikult see on see, kui palju see mind praegu toetab ja hoiab, on ikka päris kasulik. Mis sul veel teadlikult rutiinide hulka kuulub? See, mida sa varem ei praktiseerinud, aga mis nüüd igapäevaselt on su elu osa? No esiteks on see, et ma tean, et uni on minu jaoks see faktor, millega lolitada ei tohi. Neid ka selles sektoris, kus ma tulin, on ju seda mõtteviisi, et uni on luksus. Või et väljamagamine on siukene, et see natukene nagu, see näitab, et sa ei ole piisavalt pühendunud või piisavalt professionaalne, on ju. Et seda mentaliteeti ma tegelikult, esiteks ma ei saa endale lubada, sest see annab nii ehk naa funktsioneerimises kohe korraliku tagasilöögi. Aga teistpidi ma seisan ka sellest üsna häälekalt, kaasa arvatud oma laste puhul. See, et ma püüan olla või jälgida, kui palju ma olen looduses, sest see on üks nagu taastavamaid keskkondi mu jaoks. Et ma hoian tähendusrikkaid suhteid, aga et ma ei pinguta üle nendes keskkondades ja kontekstides, kus ma tegelikult tean, et see, ütleme, et ma annan endast rohkem, kui see väärtus kogu sellele summaarsele asjale tagasi tuleb. Ja no tegelikult väga suur osa sellest on piiride seadmise oskus. Julgeda endale öelda, et ma toimin natuke teistsuguse mustriga, et ma toimin palju rohkem sesoonselt, kui see, et kell 9 alustad ja kell 5 lõpetad, on ju. Et ma tean, et ma täna või et ühel päeval ma võin teha, tegeleda oma uurimistööga, on ju 6 tundi järjest ja ma tean, et järgmine päev on see, et ma arvestan selle puhkamispuhvriks, et ma teen midagi muud, võtan päris palju rahulikumalt. Et sellist rütmi kuidagi hoida, et ise ennast oma keha väga palju hoolikamalt lugeda, kui ma kunagi seda olen osanud. Ja tegelikult, ja mis minu jaoks on hästi radikaalne muutus, on see, et usaldada oma keha signaale kui usaldusväärseid. Sest see sama, ja mis üks võib-olla, mis on kõige valusam, millega neuroerinevad lapsed üles kasvavad selle sõnumiga, et su kogemus ei ole päris, ära ole dramaatiline, on ju, et sa ei saa olla nii väsinud jälle. Ja mida sa selle käigus teed, on sa õpid ära selle, et su emotsioonid, su kehataju ei ole usaldusväärne, kusagil on keegi väline ekspert, kes ütleb, mis tegelikult on. Ja lapsena sa ostad selle ilma suurema analüüsita ära, on ju. Ja pingutad võib-olla veelgi rohkem, kuni lõpuks tuleb see krahh. No see oligi see, kus ma ütlesin endale, samal ajal kui ma tundsin tegelikult, et mu keha laguneb koost, on ju. Aga kuna mu perearst ütles, et objektiivselt ei ole midagi viga, siis ma ütlesingi endale seda, et objektiivselt ei ole sul mitte midagi viga, pane edasi. Et see on lihtsalt ärevus, aga ärevusega ma ju tean, kuidas toime tulla, on ju. Nii et mida ma siis proovisin. Ja ütleme, see õppimiskõver sest saati on olnud üsna korralik. Kujutan ette. Kuidas te mõlemad arvate, kuidas meil Eesti ühiskond tuleb selle teemaga toime praegu? Vaimse tervise teemad on järjest rohkem fookuses, eks ju. Sellest järjest rohkem räägitakse. Stigma on vähenenud. Mina mäletan veel ikkagi ka, ma alustasin õpinguid seda, et ärevust pole olemas näiteks. et see ongi lihtsalt siukene nagu mingisugune sõnakasutus või et kunagi tõin ka häid näiteid oma loengus, kui ma rääkisin näiteks eakate ärevusest, eks ju, et siis mul on süda haige. Eks, pidi minema kardioloogile. Et tegelikult ega meie hinge asjad mõjutavad meie keha täpselt samamoodi, et patsientidele ka räägin, et kas või antidepressante tarvitades, et need toimivad
serotoniini retseptoritel, mida asetseb ka mujal kehas, mitte ainult kesknärvisüsteemis, mis on tõenäoline, et siis on ka kõrvaltoimeid nii-öelda kehalisi ja ka tundmusi kehalisi nagu, mis on seotud nende närvivirgantsainetega, ehk siis nagu minu meelest nagu psühhiaatrikliinikus ikkagi öeldakse, et ei ole tervist ilma vaimse terviseta, et inimene on tervik. Et ja kehaliste haiguste puhul on nii palju kahesuunalisi seoseid vaimse tervise. Murtud südame sündroom. just. et noh, nagu me teame, klassikalisemad kõige rohkem sagedamini esinevad haigused, näiteks nagu diabeet, kõrgvererõhutõbi, igasugused neuroloogilised haigused, neil on samamoodi kahesuunalised seosed vaimse tervisega, on rohkem depressiooni, rohkem ärevust. Et ei ole need nagu eraldiseisvad. Just, inimene on väga-väga terviklik ja need süsteemid on vastastikku väga seotud. Kadri, sina otsustasid siis käitumisteadustes hakata põhjalikumalt uurima ka seda teemat, et mis su magistritöö teemaks on? Ma kirjutangi neuromitmekesisust jaatavast töökeskkonnast. Räägi natuke lähemalt sellest. Ja see hüpotees on see, et eks oleme suhtume või võtame iseenesest mõistetavalt sellist mõtteviisi, et noh, töökeskkond ongi, et peabki olema nagu kohandatud või loodud keskmise töötaja vajaduste järgi. Kõik on ühtmoodi, eks ole, ja kõik toimivad ühe reegli põhiselt. Et kui ta keskmise inimese vajadused suudab ära katta, siis noh, ülejäänute puhul see on selline individuaalne traagika, mille inimene peab nagu ise oma pingutusega ära absorbeerima. Mis tundub mõistlik senimaani, kui hakkad vaatama, et teatud töökeskkonna omadused koormavad järjepidevalt just nimelt teatud profiiliga inimesi rohkem kui teisi. Ja minu küsimus oligi see, et esiteks, mis on need tingimused, mis koormavad ATH ja autistlike töötajaid rohkem kui nii-öelda keskmist, nii palju kui üldse keegi on keskmine. Statistika saab olla keskmine, inimesed väga ei ole. Aga ja noh, teisest küljest siis küsida, et mis asi on see, mis takistab või soodustab tööandjal töökeskkonna sellist kohandamist, et see selline topeltkoormus neuroerinevate töötajate pealt vähemaks jääks. Ehk siis kuidas saada seda ülemäärast stressi ja läbipõlemisriski vähemaks ATH ja autistlike töötajate pealt. Väga huvitav teema. Merit, kas sul on siia mingit täiendust ka oma praktilisest töökogemusest? Ma ütleks nii, et mul tuleb hoopis teine mõte praegu juhtimiskoolituselt, mida ma läbisin, et juhtimiskorvfööd on öelnud, et mida eriilmelisi, mõnes mõttes, et sul peab olema eriilmelisi inimesi oma tiimis. Selleks, et saaks võidule nii divergentne kui konvergentne mõtlemine. Ehk siis, et kui me on näite, et kui aktiivsustähelepanuhäirega, noh nii-öelda isoleeritult inimestel on rohkem divergentset mõtlemist, mida seostatakse enam loovusega. See tähendab seda, et mõtteid tuleb hirmsas hulgas, muudkui voolab läbi, et suurepärased ideede generaatorid, teeme seda, keegi peab sellega lõpuni viima, selle hea mõtte. Ja ka konvergentset nagu need seosed looma asjade vahel, et see mõte on tore mõte, see on hea, need sobivad omavahel kokku, sellest saab arendada näiteks sellise asja või sellise asja ja see tuleb nagu kuhugi viia. Keegi peab detailidesse suutma süveneda ja keegi peab üldist pilti nägema. Ehk siis selles kontekstis ongi see, et tegelikult edukates firmades väga tihti ongi väga eriilmelise nii-öelda siis sükese profiiliga inimesi, kus on mõndadel ühed omadused tugevamad kui teistel, et ei ole mõtet panna avatud kontorisse inimest, kes ei suuda tegelikult seda helimüra ühest teisest eristada, tema kõrval istuva inimese jutt on täpselt sama helitugevusega, mis kohvinurgast tulev hääl, siis ta ilmselgelt ei saa keskenduda selle, ta vajaks nagu, et ta saaks siis kuskile minna. Ja teisel inimesel, kellel on täiesti lockout nendest ülejäänud häältest ja kuuleb ainult nii-öelda ühte asja, et siis tal ei ole see mingisuguseks probleemiks, eks. Eks ma tahangi öelda, et ma näengi selle neurodivergentsuse nii-öelda siis üksel võidukäigul või siis sellel terminil nagu just seda, et me märkaks nagu niisuguseid asju, mis võiksid olla meile kasulikud. Ehk siis, ja see võib-olla ühiskonna teooriast tuleb ka veel sükene märge, et miks osad inimesed on pessimistlikumad kui teised, kelle jaoks on klaas rohkem pool täis ja kelle jaoks pool tühi. Et mõeldakse, et kui kõik meie ühiskonnas inimesed oleks nii tohutult optimistlikud, siis võib-olla me oleks välja surnud, sest keegi skeptiline ütles, et võib-olla karu on ikkagi nurga taga. Et võib-olla ikkagi tasuks mitte kõik koos kohe sinna nagu joosta. Ehk siis nagu just sükse näite näol ma nagu näen ka seda, et võimestades nagu
neuro erinevate inimeste võib-olla mõnda erisust, millest võiks olla kasu, me saame suurema kasu kõigile. Ehk siis projekt saab päris hästi tehtud ja veel paremini tehtud, kui me nagu märkame seda, et me kõik ei pea nagu ühe puuga tegema, aga see ei anna nagu ka eeldust, et mida ma vahest tihti näen, et mille nagu inimesed tahaksid nagu sildi taha pugeda, et vahel ma näen ka ühiskonnas seda, et inimesed tahaksid, et mina olen ATH, see on kogu minu olemus. Et see on mul psühhiaatrina nagu raske niimoodi mõtestada, et mina olen ikkagi mina. Inimene on ikkagi inimene. Tal võib olla osasid jooni ja teistsuguseid jooni. Et see ei vabasta teda näiteks sellest, et siis ta ei peakski üldse kunagi näiteks, ma ei tea, koolis käima või pingi peal istuma või midagi muud sellist, et ma näen nagu seda teist äärmust ka vahel, aga just sellises äärmuslikkuses viisis. Et nende erisuste tegemine on just mõistlik sellises kontekstis, kus sa näed, et võimestades neid saame kõik parema kasu. Just. Et seda ma mõtlesin vast sellel. Aga see on siis nagu kohandumine sellega, et see tähendab seda, et kui mul on mõne muu haiguse diagnoos, näiteks mul on kardioloogiline haigus või onkoloogiline haigus, et siis see on see diagnoos, aga mina olen mina. Jah, täpselt nii. Et nagu arstlikus kõnepruugis võib vahel vääriti mõistetavalt, et see haige või nagu Neer 5. palatis. Need on kõik ikkagi täiesti ise eriilmelised Marid ja eriilmelised Jürid ja need kõik ei ole üldse mitte ühesugused. Vaatamata sellele, et nende diagnoosikood võib olla samasugune. Et ma ikkagi arvan, et ja need raskused on ka tihti erinevad, et isegi nähes täpselt sama diagnoosiga inimesi, nende nii-öelda siis sümptomaatika või raskuskese või raskuspunkt ja ravimid, mida ühele sobib, teisele ei sobi, eks ju. Et need on samuti väga erinevad, et nagu ei saa niisugust silti külge panna, et siis see tähendab seda. Autismi kogukonnas on tore ütlemine selle kohta, et kui sa oled näinud üht autisti, siis sa oled näinud üht autisti. Ja ma pean enda kohta ütlema ja tegelikult ka selle sama kogukondliku vaate kohta, et jah, me näeme küll nii autismi kui ATH-d ka osana identiteedist, samamoodi nagu ma olen, minu protsessimisviisi ei saa minu olemusest lahutada, on ju, et samamoodi nagu ma olen naine, nagu ma olen eestlane ja ema ja abikaasa ja õde ja tütar on ju, et need kujundavad minu identiteeti, samamoodi kujundab see seda, et ja ma olen autist ja ma olen ATH-kas. Et on mingid asjad, milles ma tean, et ma olen üsna hea ja siis ma tean, et mingid asjad on siuksed, kus ma olen kole õhuke ja mul on just nimelt, nagu sa nii kenasti välja tõid, et meil on kõigil kõiki vaja. Et meil on vaja neid erinevaid tugevusi ja et nendega me saame ära puhverdada neid kohti, mis teistel nõrgad on. Et sellises mitmekesises tiimis töötamine just nimelt sellepärast, et ma võin leida väga keerukale probleemile lahenduse. Minust tõenäoliselt ei ole selle lahenduse rakendajat. Aga ma imetlen seda kolleegi, kes oskab selle suurepäraselt ära teha. Ja lõpuks on see ju, tulemus on ju meie kõigi võit pluss kliendi võit, on ju. Mitte see, kes suutis kõige parema soolo teha A-st kuni Z-ini välja. Ja mitmekesisus rikastab. Just. Ja need tuleb üles leida, need tugevused. Ja see ei ole sõnakõlk, ja selle kohta on tegelikult ka ju uuringuid arvukalt, mis ütlevadki seda, et need mitmekesised organisatsioonid on ju, kus osatakse erinevaid profiile, erinevaid tugevusi, nõrkusi päriselt ära kasutada, et nad teevad paremaid otsuseid, nad on innovaatilisemad, nad on kriisikindlamad muide. Seesama, kui kõik oleksid ainult optimistid. Ja kriis on meie elu märksõna praegusel hetkel. Just, ja samal ajal on see, et on ju, inimene ei ole masin. Me keegi tegelikult ei tööta lineaarselt niimoodi, et paned kell 9 nupust tööle ja kell 5 lülitad nupust välja. Et meil kõigil on see selline lainetus seal, et millal me oleme paremas seisus ja millal meil on tegelikult rohkem tuge vaja. Ja selles mõttes inimese füsioloogiliste piirangutega tuleb arvestada, mis iganes töö kontekstis. Ja see ei ole seotud konkreetselt neurodivergentsusega, meil kõigil on raskeid hetke, inimlik hetk, kus me vajamegi tuge ja see ei tähenda kohe, et meil oleks miskit viga, aga mul on küll üks point, mida ma tahaksin nagu välja tuua, on see, et mida ma nagu psühhiaatrina näen, et väga palju räägitaksegi, räägime neurodivergentsusest, neuroarengulistest häiretest, puudutame siin autismi, ATH, düsleksiat, erinevaid siukseid.
aga ja väga tihti meediasse jõuavad need inimesed pilti, kellel on need sümptomid, eks ju, ja on elus tekkinudki raskused ja ravi on vajalik, aga ei jõua tegelikult need inimesed, kelle see neuroarenguline häire on niivõrd raske, et nemad ei ole seal, et neil läks väga hästi ja siis oli nagu tagasilangus, vaid neil on lapsest saati väga-väga raske ja need on need lapsed, keda samuti me peame toetama, leidma nad üles, andma neile vajadusel ravimit, toetavat psühhoteraapiat, ja siis jääbki tihti kõlama nagu, et näiteks ka ATH võib olla väga-väga raske, väga raskete sümptomitega, nii et tõesti ei saagi nagu võib-olla algklassidest juba hariduse tee katkeb, mis on tohutu koormus nii lapsele endale, vanematele kui ka sotsiaalmajanduslikud tagajärjed ja on siis need inimesed, kes peavad välja kuhugi maani nagu mingisuguse osaga enne, kui tekib sihuke tagasilangus, et võib-olla tahakski lihtsalt öelda, kui eriilmeline tegelikult kogu see grupp sellesama patoloogia erinevaid inimesi on ja mõnel on väga raskesti ja mõnel on need jooned selle võrra kergemad või toimetulek nagu parem. Ja siis on ka see, et palju sellest, mis on väljapoole nähtav, ei pruugi kajastada tegelikult seda sisemist reaalsust, seda pingutust, mida inimene teeb, seda, kui innukalt ja visalt ta maskib ja kui väsinud ta sellest päeva lõpuks on. Ja siis on need profiilid samamoodi, nagu sa väga kenasti välja tõid, on ju, et on neid, kellel on kaasuv intellektipuue, kelle jaoks kogu see väljakutse on täiesti teises raskusastmes. On neid, kellel on motoorikaprobleeme ja kelle intellekt on selle juures okei ja suur häda on ka see, et neid kahte gruppi kiputakse kokku panema ja siis neid, kes lihtsalt ei suuda ennast verbaalselt väljendada. Et nende nagu isiklikku väärikust, oma arvamust, agentsust, oma kogemust ei usaldata, sest ta on lihtsalt raskelt autist, on ju. Et see nagu see, kuidas me peame õppima neid erinevaid gruppe kuulama ja nende häält kuuldavaks tegema, kui nende jaoks, kes seda ise teha ei saa. Et see on tegelikult kõigi nende vastutus ka, kellel see hääl on ja kelle need teadmised on. Absoluutselt, aga andke mõlemad, saade hakkab lõppema, andke mõlemad ka võimalikult konkreetseid soovitusi. Ma arvan, et kuulajate hulgas on väga erinevaid inimesi erinevate muredega. Just nii, nagu me täna rääkisime, et need mured võivad olla seinast seina. Et mida siis teha erinevates olukordades? Võib-olla ootaksin mõlemalt 3 sellist võimalikult praktilist soovitust. Ma tegelikult mõtlen täiesti siiralt ja ma tean, et meil on psühhiaatrilise abi kättesaadavusega suhteliselt keeruline, aga kui mõni inimene päriselt tunneb, et see nagu kirjeldab kahtlaselt palju tema kogemust, et siis on ikkagi mõttekam see teekond võtta, et minna arsti juurde, harutada see pusa enda jaoks selgeks nii kaua, kuni need vastused on enda jaoks veenvad. Sest et hästi palju räägitakse sellest ülediagnoosimisest, mille peale ma olen alati tahtmine küsida, et näidake ma nüüd palun seda inimest, kelle kannatused ei ole olnud piisavalt nagu õigustatud, et seda diagnoosi saada. Ja räägitakse sellest, et see silt kuidagi ohustab iseenesest. See silt annab kaardi, sa saad lõpuks aru, mis maastikul sa orienteerud. Ja see säästab nii palju peavalust sellest tundest, et sa lihtsalt oled rumal ja laisk. Ja see aitab lõpuks anda nagu adekvaatse eeldused, et aru saada, kuidas sa toimid. Ja teine ülesanne sealt ja teine soovitus sealt on tegelikult hakata õppima ja püüdma aru saada, kuidas sa toimid. Kus on su tugevad kohad, kus on su nõrgad kohad, kus sa tegelikult, olgem ausad, ka teistel vahel varvastel tallad nendega. Ja teistpidi on see, et ja õppima vajadusi tundma, ja nagu usaldama seda, et sul on päriselt õigus ruumi võtta, et sinu legitiimsed vajadused ei ole sellepärast väiksemad, et nad on teissugused, on ju, või et nad ei ole tingimata üldmõistetud. Ja ma arvan, 3. läheb võib-olla töökeskkondade juurde. Mul on olnud vestlused, hästi toredad vestlused oma magistritöö käigus 8 väga erineva organisatsiooni personalijuhtide ja personalijuhtidega selle tööandja vaate kaardistamiseks ja mida ma näen nagu hea praktikana kõlama jäämas on ikkagi see, et teha ametikohti ja töörolle inimese, mitte ametikirjelduse järgi. Ehk siis mitte üritama inimest suruda sellesse nagu ametijuhendi rolli,
vaid püüda üles leida, mis on inimese unikaalsed tugevused ja siis kohandada seda rolli rohkem tema järgi. Ja ja siis on see, et me kõik oleme inimesed oma väga laia inimliku kogemusega, mis on hea neuroerinevale keskkonna mõttes, on tõenäoliselt ka hea väga paljudele teistele. Ma ei usu, et me saaks rääkida üle- või aladiagnostikast. Ma arvan, et mõlemad on. Et on palju inimesi, kes ei ole leidnud ja abi saanud ja on inimesi, kes kuidagi otsivad seda, et see oleks nii-öelda lahendus võib-olla nende nii-öelda muredele. Ja ilmselt psühhiaatrite hirm on, kuna olen ka Põhjamaades, kus on ju varasemalt rohkem olnud informatsiooni ja diagnostika võib-olla võimalusi, ennem kui meil, nende mured sellest, et stimulantide ületarvitamisest ja sellega seotud riskidest. Ehk siis eks meditsiinis on kõik alati kasu ja kahju kaalumine, ja võib-olla tahaks kummutada seda, et siiski on väga palju ka aktiivsust tähelepanu ja häirega inimesi, kes ei saa ravimitest mingisugust ju abi. Ehk siis ei ole nii, et on imetabane ravim ja nüüd on kõik korras. Ja olgem ausad, et kui me mõtleme ka seda, et kui neuroarenguline häire on ju lapseeast tulnud ja kui inimene täiskasvanu ikka on jõudnud ja siis toimub see clash, eks siis see kokkukukkumine, ei ole ju mõeldav, et isegi kui me leevendame neid neuroarengulise häire sümptomeid nii-öelda mingi ravimiga, et kõik need kogemused ja probleemid ja mis seal on tekkinud, et kõik need kohe nagu siis ravimiga ära kaoks, et võib-olla see on üks sõnum, mida ma tahan öelda, et nii-öelda tablett ei lahenda kõiki elumuresid ja ei saa, vahest mulle tundub, et inimestel on selline tunne ja psühhiaater ei saa terveks teha. Me räägime ka eriti neuroarengust häirest, see on sinu eripära ja sellega seotud teemad, et psühhiaater vastuvõtt ei tervenda kohe ära ja selle tõttu ka vist see kolmas aspekt selles, et sellega tegelikult ei ole sellekohases kiiret, et kas nüüd saab selle sildi sinna taha, et kui inimene hakkab nagu ennast analüüsides tähele panema, et tal on selliseid raskusi ja nende asjadega võiks niimoodi toime tulla, eriti aspektist, kui me teame, et autismispektri häiretele farmakoloogilist nagu ravi ju ei ole, et me saame mõista, aru saada, mis sümptomid, kuidas, miks ma olen selline, kuidas see mõjutab minu, kuidas ma saan olla enda suhtes kaastundlik, heatahtlik, millised on need oskused, mida ma saan arendada, kuidas saan paremini navigeerida, et need on nagu psühholoogilised kõik ja psühholoog saab väga hästi siin aidata, et selles mõttes nagu tormi joostu selleks, et hästi kiire on mingisuguste uuringutega, et saaks nagu tehtud, see ei taga nagu mingi nii-öelda selles mõttes paremat tulemust. Mis ei tähendaks, et selle suunas ei võiks liikuda, aga vahest ma just mõtlengi, et see point on, et see, mis on tegelikult ju lapseeast olnud, sellega ei ole järsku kiire. Järsku kiire on siis, kui on tekkinud mõni uus nii-öelda kaasuv haigus, mis vajab tõesti kiiret sekkumist. Kadri, sa oled kogemusnõustajaks ka õppinud, et kui nüüd keegi tunneb ennast ära ja tahaks natukene suhelda sel teemal, kas võib pöörduda? Ma arvan ikka, et võib, jaa. Ma püüan aeg-ajalt kirjutada sel teemal. Magistritöö on mingil hetkel välja tulemas nüüd paari kuu pärast. Nii et eriti need teemad, mis puudutavadki autistlikku läbipõlemist ja mis puudutavad seda töökeskkonna kogemust ja töökeskkonna kohandamist. Ma arvan, et seal mul on kompetentsi, kus ma saaksin vast kellegi teekonnal toeks olla. Ja võib-olla kõik see, mis puudutab sellist diagnoosi järgset enese ümberdefineerimist, sest see on väga nagu ka teaduskirjanduses näha, et see on terve eraldi peatükk, mille kohta ei ole väga palju teadmist ega väga palju tuge. Nii et mulle meeldiks teada, et mõne inimese teekond on selle võrra kergem, et ta ei pea samamoodi kõiki nullist ise leiutama. No ma tänan teid saatesse tulemast ja ma arvan, et me saime siit palju kasulikke näpunäiteid. Me olemegi kõik erinevad, tajume, reageerime erinevalt, aga me peame olema üksteise suhtes mõistvad. Kuulasite Tervise pooltundi.